teadus ja mõte ja meeled on nagu lõppkokkuvõttes nagu väike laps. Väike laps ka jonnib, ma tahan seda. Või on mingil objektil oma tähelepanu pand ja see teda häirib ja siis ta nutab ja jonnib. Ja siis lapsevanemad teavad, et tuleb lihtsalt tähelepanu mujale juhtida. Täpselt samamoodi meditatsioonis, et meditatsioonis hakkad ka nagu lugema seal püha nime näiteks, kordad seal Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Raam, Hare Raam, 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 Hare Hare, altari ees, eks ju. No ja, aga siis see jonniv laps, eks ju, laiskus, mõte jookseb siia, sinna, siis puhastusprotsessi juurde käib see, et kõik jama tuleb pinnale, süümekad, kurbus, kahetsused, eks ju, noh, see on okei. Aga põhimõtteliselt peab nagu väiksel lapsel see ära õppima selle, et sa viid lihtsalt ilusasse kohta oma teaduse ja mõtted, eks ju, noh, kuidas sinu mõttemaailmas on, kas mõnest ilusast looduse kohast või mina tavaliselt käin erinevates pühades paikades, seal Kastanelas, Kangeses ja Jamunas ja pühades järvedes. Käin nagu ilusates kohtades nagu Radakundas, Jamakunda, Vrindakunda, Govindakunda, Uttavakunda, nii palju ilusid järvesi, kus ma olen käinud palverännakutel, et vastavalt sinu kalduvusele ja soovidele lihtsalt viid oma mõistus ilusatesse kohtadesse, siis ilusad jumalused, ilusad templid, eks ju, algne reaalsus, mõtled nagu läbi neid. Et võtad selle jonniva lapse, kes on pettunud ja kibestunud ja laisk ja enesekeskne, niimoodi vaikselt viid tähelepanu ilustele asjadele ja siis mingi hetk märkad, et polegi nii hull, et see mina, mulle, minu enesekeskne, et see on ka selline meditatsiooni nippe, et meil on selline kalduvus, et ikka endale edasi mediteerida isegi negatiivselt, et ma olen nii langenud, eks ju, nii kaua püsid seal oma selles haletsuses, eks ju. Et see on ka kõik okei, need etapid tuleb läbida, see ongi nagu sellised, mõnes mõttes natuke põrgulikud, eks ju, läbimised. Aga siis sinu valikuvabadus on, kuna sa oled ühendatud ja lahutamata osake millegist ilusast ja igavesest ja algsest ja jumalast isegi lahutamata osake, siis kes see keelab mul oma teadusega nagu üritada ja õppida, seal käia ja seal lõpuks olla ja võimalikult tihti olla ilusates igavesestes kohtades.